Praegu toimub Vene armees mäss ja see on suunatud otse Putini vastu. Vene komandöörid, kes veel eelmisel aastal Putini eest võitlesid, salvestavad nüüd avalikke videoid ja ütlevad talle otse, et nad ei kavatse enam tema nimel enesetapumissioonidel surra. Nad tahavad, et ta kas lõpetaks sõja või muidu pööravad nad relvad ringi ja marsivad Moskvasse. Kui see tekitab sinus déjà vu tunde, siis sa ei ole hull. Me nägime täpselt sama asja juhtumas 2 aastat tagasi, kui mees nimega Jevgeni Prigožin ütles peaaegu sama asja ja siis tegelikult marsis Moskvasse. Ma olen kindel, et mõned teist mäletavad, kuidas see lõppes. Nii et sama küsimus tekib ka nüüd. Kas see on see pragu, mis lõpuks murrab Putini sõjamasina või on see lihtsalt müra? Ma olen teiega aus. 2 nädalat tagasi sattusin ma lekkinud raporti peale, mida ma sellel kanalil ei kajastanud, sest ausalt öeldes tundus see nagu soovmõtlemine. See raport ennustas tegelikult seda ülestõusu 5 päeva enne, kui see tegelikult juhtus. Nii et lõpuks proovime vastata sellele küsimusele, mida kõik küsivad. Aga alustame algusest. Kuulake seda klippi, mille Vene komandör avaldas vaid mõned päevad tagasi. 25. juuni 2026. Täna käis siin rahvateenrite esindaja. Eile kohtusin Kaitseministeeriumi ja julgeolekuasutuste kõrgete ametnike esindajatega. Ja nad edastasid sõnumi Vladimir Vladimirovitš Putinile, et kui ta ei anna mulle võimalust otse-eetris temaga kohtuda, kus ma räägin kogu tõe sellest, mis praegu meie riigis toimub. Praegu istuvad 10, 100, 1000 meie sõdurid vangikongides, karistatuna oma ülemate poolt. Nad mädanevad, neid piinatakse nende. Nad istuvad seal ja mädanevad. Neid piinab ja kohtleb vägivaldselt niinimetatud Gestapo. Nad on seal, sest nad keelduvad täitmast rumalaid enesetapjalikke käske. Nad on seal, sest nad keelduvad loovutamast oma rahalisi varasid ja lõpuks kõrvaldatakse nad. Kuulutatud kadunuks. Neid hävitatakse. Nad teevad kadunud inimesed kodutuks. Vladimir Vladimirovitš. Palun pange see tähele. Kutsumain kusolekule. Tagajärjed võivad olla väga tõsised. Kui ma lähitulevikus ei tule Kremlisse ega esine otse-eetris sinu kõrval, pöörab armee oma relvad Kremli vastu. Ma edastan ainult sõnumit. See on kõik. Nüüd ütle sina mulle, kas see ei kõla nagu Prigožin? Ta ütles täpselt sama asja ja siis juhtis relvastatud meeste kolonni 15 või 1500 kilomeetrit Moskva suunas. 2 kuud pärast seda, kui ta oma riigipöörde lõpetas, oli ta surnud. Selles videos tahan ma teile selgitada, mis tegelikult toimub praegu Vene sõjaväes, miks 2 nädalat tagasi lekkinud raport ennustas seda mässu ja milline on Kremli vastus. Seejärel vaatame, mis täpselt juhtub selle Vene ohvitseriga, kes selle video salvestas. Minu nimi on Sam ja te vaatate Business Basicsit. Alustame siis meest, kes selle kogu asja algatanud video taga oli, sest selleks, et mõista, miks see pöördumine on Putinile nii ohtlik, peame aru saama, kes see mees on. Miks ta räägib nii avalikult? Tema nimi on Aleksandr Lunin. Ta on tegelikult endine Vene ohvitser, kes kuni eelmise aastani juhtis isiklikult vabatahtlike pataljoni, mis Putini nimel Ukrainas sõdis. Tal on mehi, kes teda järgnesid, tema all teenisid ja tõenäoliselt austavad teda siiani. Ja see on oluline, sest nagu ta hilisemas intervjuus ütles, oli see video, mille ta avalikustas palju enamat kui lihtsalt isiklik kaebus. Intervjuus Vene meediaväljaandele pärast seda, kui video viraalseks läks, väitis Lunin, et Venemaa kõrgemad kaitseametnikud tulid tema juurde isiklikult enne selle video filmimist ja palusid temalt abi. Nad tulid tema juurde, et paluda tal see video üles võtta, sest nad tahtsid, et just tema oleks selle avaliku pöördumise nägu, mida nad ise teha ei saanud. Kaitseametnikud ütlesid, et nad on tüdinenud sellest, kuidas seda sõda juhitakse rindel kasutatavate lihaveski taktikate ja eesliini sõduritele antavate varustuse puudumise tõttu. Sellepärast tahtsidki nad, et Putin tunneks survet ning neil oli vaja kedagi avaliku elu tegelast väljaspool ametliku käsuliini, kes nende eest seda survet avaldaks. Video postitati algselt Instagrami. Seejärel laaditi see uuesti üles Telegrami kanalitesse ja teistele sotsiaalmeediaplatvormidele, kust venelased tegelikult oma uudiseid saavad. Aga originaalvideole endalgi on üle 10 miljoni vaatamise ja rohkem kui 500 000 meelimist. Ümberpostitused tõenäoliselt suurendasid kogulevi võib-olla 50 miljoni inimeseni ja see on hullumeelne.
Nüüd, loomulikult see tähendab, et Kreml oli sunnitud sellele reageerima. Lugu kasvas nii suureks, et seda ei saanud lihtsalt ignoreerida ja hakati küsimusi esitama. Nii et Kreml tõesti reageeris sellele. Aga enne kui me jõuame vastuseni, tahan teile näidata, et see video tekitab omamoodi ahelreaktsiooni. Sellel on järelmõju. Teised inimesed avaldavad nüüd toetust sellele mehele. Vaadake seda klippi, kus mitu Vene sõdurit, kes kuuluvad pataljoni, toetavad nüüd seda Aleksandri poolt postitatud üleskutset ja teevad seda ka avalikult. Vaadake. Kas kodanikud, meie Vene sõdurid, toetame Aleksandr Luninit ja kuulutame kindlalt, et seda tuld ei saa enam kustutada. Me nõuame otsest ühendust Aleksandr Lunini ja Putini vahel ning nõuame tõde. Vastasel juhul pöörame oma relvad nende vastu, kes kahjustavad meie enda sõdureid. Kõike head! Nii et see kasvab selgelt. Ja enne kui me jõuame Kremli vastuseni, tahan ma teile näidata seda raportit, mida ma video alguses mainisin. Raport, mis ilmus umbes 2 nädalat tagasi ja viitas millelegi sellisele. Kahjuks otsustasin ma siiski, et me ei peaks seda selles kanalis kajastama, sest mulle tundus tol hetkel, et see on lihtsalt soovmõtlemine. Aga siin on see raport. Venemaa kindralstaab on kokkuvarisemise äärel. Väidetavalt on Venemaa sõjaline juhtkond Kremliga avaliku mässu äärel, kuna otsustati suunata kütus rindelt Moskvasse. Väidetavalt on kõrgetel ametnikel pealinna suhtes vähe kaastunnet, sest pärast naftarafineerimistehase rünnakuid kardetakse nüüd kütusepuudust, pikki järjekordi tanklates ja avalikku paanikat. Nende teadete kohaselt usub kindralstaab, et Moskvat kaitstakse taas sõdurite arvelt. Pealinn vajab bensiini, et säilitada normaalsuse mulje, samal ajal kui sõjavägi vajab diislikütust soomukite, laskemoonatarnete ja kahjustatud varustuse evakueerimiseks. Mitmed osakonna juhatajad on väidetavalt öelnud otse Garissimovile, et ilma piisavate kütusevarudeta pole võimalik ühtegi tõsist pealetungi operatsiooni läbi viia. Nüüd on oluline meenutada kindral Pershing'i kuulsat tsitaati. Jalavägi võidab lahinguid, aga logistika võidab sõdu. Ma arvan, et Vene kindralid teavad seda tsitaati ja seepärast räägivadki nad peamise mehega. See on Vene sõjaväe juht. Ja ma arvan, et mõned neist kindralitest läksid ilmselt kõigepealt tema juurde, sest ta ise ütles, et tegi selle pöördumise pärast seda, kui Kaitseministeeriumi inimesed tulid tema juurde ja näitasid talle kogu tõestusmaterjali. Ja me räägime sellest, mis see tõestusmaterjal on hiljem videos. Aga kõigepealt lõpetame selle raporti. Kui tankid, jalaväe lahingumasinad ja lennukid on sunnitud kütust kokku hoidma Moskva huvides, võivad rünnakute läbiviimine taas langeda peamiselt jalaväeüksustele, mis toob kaasa oluliselt suuremad kaotused. Selle tulemusena kasvavad väidetavalt pinged valitsuse ja kindralstaabi vahel ning neid võib olla üha raskem ohjata. Ja tead mis veel? See raport ilmus juba mõnda aega tagasi ja me näeme praegu avalikkuse silme all, kuidas see toimub. Nüüd räägime Kremlist vastusest, sest neil oli tegelikult 2 erinevat reaktsiooni. Esimene vastus oli avalik, mida kõik said kuulda, kuid teine vastus toimus kulisside taga, millest Kreml eriti ei rääkinud, kuid mida saame näha nende inimeste raportitest, kes seda meest toetavad. Vaatame siis mõlemad vastused üle, alustades loomulikult avalikust vastusest. Kuulake Kremlit esindava pressiesindaja Dmitri Peskovi avalikku vastust, kui temad selle klipi kohta küsiti ja siin on tema vastus. Teile öeldi, et selline pöördumine on olemas, aga meil ei ole olnud võimalust seda veel lugeda, nii et ma ei ütleks midagi. Kuid teie sõnade põhjal otsustades on seal üsna kummalisi sõnastusi. Me peame selle kõigepealt läbi lugema. See tundub väga professionaalne. Ta oli rahulik, ta ütles sisuliselt, et me ei tea, milles asi on, uurime seda ja siis vastame. Kahjuks aga kulisside taga rahu ei olnud. Enne kui me selle vastuse juurde läheme, tahaksin ma kiiresti vaadata, kuidas Kreml käitus viimase mehega, kes sellise avalduse tegi, Jevgeni Prigožiniga. Vaatame kiiresti mõningaid meeme, mis põhimõtteliselt võtavad kokku, mis juhtus. Ja te juba teate selle osa reeglit. Vajutage allpool tellimisnuppu, kui mõni neist meemidest teile meeldib. Alustame! Esimene meem on tegelikult üsna võlts WikiHow artikkel, mis ütleb põhimõtteliselt 15 nippi, kuidas hea palk välja kaubelda. Esimene nipp. Ähvarda riigipöördega, sõites 1500 kilomeetrit oma ülemuse kontorisse koos tuhandete sõdurite ja sõidukitega. Ära unusta tanke ja kõike muud sellist kraami. Kahjuks ei läinud see Prigožinil hästi, aga pole paha mõte, kui teil on vaja võistlust. Lähme teise meemi juurde. Siin, 2 kuud pärast seda riigipööret lendab Prigožin lihtsalt oma erahelikopteriga üle Venemaa, kui ta näeb midagi oma lennuki poole tulemas. Kas see ei lõppenud Prigožinile hästi? Ja siis viimane meem on kindlasti minu lemmik. Putin vaatab salvestist sellest, kes täpselt tappis Prigožini ja avastab siis, et see on tegelikult tema ise.
Andke nüüd kommentaarides teada, milline neist on teie lemmik ja pöörame oma tähelepanu tagasi tõsistele asjadele. Vaatame, kuidas Kreml sellele kogu fiaskole kulisside taga reageerib. On ilmunud teateid, et Lunin on olnud 11 päeva kinni peetud ja tema kodu otsisid läbi Vene võimud. Seejärel avaldas ka Lunin ise teise video, kus ta sisuliselt ütleb, et ta ei mässa riigi vastu. Ta ütleb sisuliselt, et armeed tuleb paremini kohelda ja ta lihtsalt tõstatab selle küsimuse ülemjuhataja Vladimir Putini ees. Ta ei taha mingit mässu esile kutsuda. Ma arvan, et võite ilmselt ette kujutada, mis kulisside taga toimus, et ta selle video vaid mõni päev pärast esialgset videot avaldas. Ma arvan, et ta sai Kremlilt tõsise hoiatuse, et kuulge, gravitatsioon on Venemaal väga ohtlik asi, eriti kui sa räägid Putini vastu. Nii et ta muutis kindlasti oma meelt. Kahjuks ei ole see aga ainus probleem, millega Putin silmitsi seisab. Nüüd, kui Vene armeel on tegelikult värbamisprobleemid, on Putin pöördunud sunniviisilise mobilisatsiooni poole, kus kutsekäsud saadetakse lihtsalt venelastele välja. Ja siis ilmuvad politseinikud nende koju, põhimõtteliselt arreteerivad nad ja saadavad rindele. Arva ära, mis edasi saab. Mõnes külas ei ole inimesed, eriti mobiliseeritud sõdurite pereliikmed, väga rahul ja see tekitab suure probleemi. Vaata klippi, sinu ekraanil. Kui Vene valitsus suurendab oma jõhkrat sunniviisilise mobilisatsiooniprogrammi, püüavad Penza tänavatelt kadunud meeste, naised ja emad, Penza on üks Venemaa piirkondadest, peatada busse, mis viivad neid sõjaväebaasi, pärast seda, kui mehi hoiti päevi kinni, kuni nad olid sunnitud lepingule alla kirjutama. Ja just kui sellest veel vähe oleks, avaldavad ka Ameerika Ühendriigid Venemaale veelgi rohkem survet. Nüüd, nagu mõned teist juba teavad, kehtestati Iraani sõja ja naftahindade pöörase tõusu tõttu mõned sanktsioonide leevendamise erandid, mis sisuliselt lubasid riikidel või kogu maailmal osta Vene naftat, et nad saaksid edasi saada vajalikke naftatarneid. See oli Vladimir Putini jaoks väga hea uudis, sest hinnad olid kõrged ja Venemaa oli üks väheseid riike, kellel oli ülejääk, mida sai müüa ükskõik millisele riigile, kes soovis osta. Nii et Vladimir Putin teenis sellest palju kasu, tõenäoliselt kümneid miljardeid dollareid. Ja just sellepärast näeme nüüd Venemaalt tulemas uut retoorikat, mis on muutumas. Meil oli hiljuti endine minister Sergei Lavrov, kes ütles, et Venemaa on valmis läbirääkimisteks, kuid Ameerika Ühendriigid ei pea oma kokkulepetest kinni. Lavrov ütles, et USA nõustus millegagi Alaskal, kui Vladimir Putin ja Donald Trump kohtusid. USA ei täida tegelikult seda osa kokkuleppest. Kuulake. Me oleme valmis neid igal ajal uuendama. Me oleme valmis neid igal ajal jätkama täpselt sealt, kus need pooleli jäid. Ilmselt ütles keegi eelmisel aastal ukrainlastele jälle, et pole vaja dialoogi pikendamiseks midagi teha. Võitleme lihtsalt edasi. Nii et nüüd nad võitlevadki. Aga ma ütlen veel kord, et iga kord, kui president räägib Ukraina teemal, rõhutab ta, et eelistame ühemõtteliselt poliitilist ja diplomaatilist lahendust. See lahendus eksisteeris. Selle tingimusi arutati ja lepiti suures osas kokku peaaegu aasta tagasi Alaskal. Peaaegu aasta tagasi, kui Ameerika läbirääkijad esitasid oma programmi ja tegevuskava, nõustusime selle kavaga. Selle rakendamine pidi viima juba poliitilise kokkuleppe üksikasjade üle peetavate läbirääkimiste alguseni. Kuid nagu näete, ma ei taha isegi kahtlustada, et Alaska, nagu ka Euroopa tegevused, oli mõeldud aja võitmiseks Kiievi režiimi taasrelvastamiseks. Ma ei taha sellele isegi mõelda. Aga lõpuks läksid asjad nii, nagu nad läksid. See läks nii, nagu ta läks. Arva ära. Seda on Venemaa rääkinud juba Alaskast saadik, sellest ajast, kui see kohtumine toimus. Põhimõtteliselt vihjates, et USA justkui nõustus Ukrainast loobuma, et Ukraina võiks Venemaale alistuda ja Venemaa saaks Donbassi üle võtta ilma tegelikult selle eest võitlemata. Seda ongi Vene pool kogu aeg vihjanud, öeldes, et USA ütles neile, et nad väärivad Donbassi, aga tegelikult ei täida nad seda lubadust. Tegelikult ei olnud sellist kokkulepet olemas. Tegelikkuses ütles Vene pool, et nad lõpetavad sõja, kui USA veenab Ukrainat Donbassi lihtsalt ära andma. Ja USA vastas, et seda ei juhtu. Ja seda ei ütle ainult mina. Meil oli eile välisminister Marco Rubio, kes kinnitas seda ja tema oli ise ruumis. Mina ei olnud ruumis. Ma ei olnud Alaskalegi lähedal, aga Rubio kinnitas täpselt seda, mida ma räägin. Kuulake ise. Venemaa süüdistab USA'd selles,
et viimane ei täitnud inimetatud kokkuleppeid või arusaamu, mis meil Alaskal olid. Alaskal ei olnud mingit kokkulepet. Alaskal tehti ettepanek, aga Alaskal mingit kokkulepet ei olnud. Kui oleks olnud kokkulepe, oleks sõda lõppenud. Nüüd meie viimases osas on meil taas lõik meie eksklusiivsest videost, mida avaldame liikmetele. Siin on endine mereväe eriüksuslane Chuck Farr, kes analüüsib Ukrainast rindelt tulevat videomaterjali. Kuulake, see on minu jaoks väga hariv, nii et loodetavasti naudite seda ka teie. Vaadake järele. Venelased arvavad, et nad on leidnud seisma jäänud Ukraina tanki, kuid siis saavad aru, et see on hoopis Vene tank. Jaa, just nii see juhtubki. Ukrainal on lääne tankid, milles on ellujäämisvõimalus palju suurem. M1 Abramsi on peaaegu võimatu hävitada. Sa võid selle liikumatuks muuta, aga üks kõige turvalisemaid kohti lahinguväljal on olla M1 tanki sees. Nii et venelased rõõmustavad selle üle, aga tead, see on üks nende enda vrakkidest. Ja jälle, mida ukrainlased teevad, nad muudavad selle sõiduki liikumisvõimetuks, aga nad tulevad alati tagasi ja veenduvad, et seda ei saa kunagi taastada ega parandada. Tead, nad jätkavad selle pihta tulistamist, kuni see näeb välja selline. Ma arvan, et see on esimene uudishimulik küsimus. Kui see, ütleme, on liikumisvõimetuks muudetud, eks? Tank, kuidas nad selle rindelt ära saavad? Neil on tankide evakuatsioonisõidukid, meil on tankid, millel pole torni, aga neil on suur puksiir, sest on palju kuluefektiivsem tanki parandada, isegi kui see on oluliselt kahjustatud. See on odavam korda teha, kui uus hankida. Aga Vene tankidel, on see probleem olemas. Neil on laskemuuna karussel meeskonnaruumis, sellepärast me näeme lendavaid torne ja sellepärast nad pole ellujäämisvõimelised. Kui nad saavad tabamuse meeskonnaruumi, siis torn lendab nagu uraani orbiidile ja nende meeste jaoks on kõik hetkega läbi, sest nad istuvad laskemoona ja püssirohukottide otsas. Nii et me oleme näinud, kuidas tornid lendavad, aga me oleme ka näinud, kuidas kõik luugid paiskuvad lahti ja neist purskab välja leekide joana tuld. Ja see on konstruktsiooni viga. Nad ei paranda seda kunagi enne, kui nad projekteerivad täiesti uued tankid. Ma arvan, et paljusid tanke tuleks tõesti ümber kujundada, arvestades kui palju droone me nüüd kasutame, eks? Jaa, täiesti nõus. Tead, ma rääkisin täna ühe oma kolleegiga Kyiv Postist ja me arutasime seda teemat. Praegu on seda raske uskuda, aga 1000 päeva tagasi ei olnud olemas sellist asja nagu FPV-droon, mis tanke hävitab. Seda lihtsalt ei eksisteerinud. Ja tead, ma töötasin sõjatööstuses. Kui sa oleksid tulnud Raytheoni 1000 päeva tagasi ja öelnud, vaadake, mul on $500 eest droon, see hävitab tanke. Raytheon ütleks, vaadake, meie äri on müüa $270,000 eest Javelini rakette, eks? Need hävitavad tanke. Sinu hobi, sinu DGI droon ei tee seda ära. Aga Ukrainas ei öelnud seda keegi. Nad ütlesid, proovime ära. Lähme, teeme ära. Ja me näeme täiuslikku põhjust, miks. See on põhimõtteliselt muutnud maismaa sõda. Soomus ei ole välja surnud. See ei ole enam aegunud. Kuid edaspidi peab Soomus tegelema peamise ohuga, mis on nüüd esmakordselt esikohal. Kui sind huvitab selline sisu ja teised sarjad, mida me teeme ainult liikmetele, siis saad kohe liikmeks hakata klõpsates allpool olevale liitu nupule või lihtsalt kirjelduse esimesel lingil. Liikmeks saades saad ligipääsu suurele hulgale sisule, mida me nüüd igapäevaselt avaldame. Lisaks toetad sa kanalit ja meie kajastust. Suur aitäh sulle! Minu nimi on Sam ja kohtume järgmises videos.